Tere tulemast Hea Taro kanalile. Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada täna jääradele. Tegemist nagu ikka on üldiste sõnumitega, seega võta kaasa ainult see, milles ennast ära tunned ja jäta teised sõnumid teistele. Nii, aga täna võtan mõned oraakli sõnumid ja siis mõned Taro sõnumid ka lisaks. Et vaatame, võtame ühe loomaenergia esimeseks. Nii. Nii, on hobuse energia. Ja see näitab tihti, hobune teekond, et võib-olla teekond ja samas siin on ambitsioonid, on siin sellised märksõnad, et soov saavutada midagi. Et see on selline liikumise energia, võib näidata ka reisimist, võib näidata kuidagi toimetulekut erinevates valdkondades. Ja ma olen väga sihikindel, ma olen väga oma eesmärkidele orienteeritud. Et selline, mul on siht silme ees, selline liikumine, energia on selles kaardis, ma tahan saavutada midagi, ma tahan jõuda kuhugi, tahan liikuda, et ma ei taha paigal seista, ma tahan nagu areneda, et selline arengute kaart, ja näitab muidugi ka sellist seiklemist, reisimist, uusi kogemusi, aga just kui mul on siht, et ma ei ole selline pea laiali, ma tean, mida ma tahaks seda võib-olla kiiresti, et siin võib olla ka selline kiirustete saavutamise vajadus. Aga jaa, kuidagi vahel võib olla nagu see hobusega praegu, et nagu mitu rauda tules, on ju, et mitmes valdkonnas, et tegutsen, olen väga toimekas, tegus, selline energia, või kui see ei ole, siis justkui see on selline energia, kus ma asjad liiguksid edasi, kui mul on siht, kui ma tegutsen, siis ma ka saavutan. Nii, selline tuline energia sobib jääraga hästi. Nii, panen kõrvale korra. Siin teine kaart on selline meeskonnatöö, see on loomise kaart ja koosloomise kaart võib-olla tihti. See on minu jaoks selline maagienergia. Siin on loovust, siin võib olla inspiratsiooni, kunsti, viljakus, manifesteerimise energia. Et siin ka, et kui mul on siht, siis nagu ma ütlesin, et kui sa ka ei ole midagi seadnud, siis siin juba ongi, et sea endale siht, et see tooks kuidagi sellised väga viljakas justkui minu soovide elluviimise võime, justkui mida ma soovin, siis see on võimekus manifesteerida seda. Et uued ideed. Võib-olla ma näen ootamatuid lahendusi. Kuidagi olles justkui avatud, võin saavutada palju rohkem. Et siin on selline koostöökoht ka, et ma võtan vastu erinevaid ideid, ma korjan neid ja mõtlen, et kuidagi tegutsemine inspiratsiooni ajal on viljakas. Ja siin ka see tegutsemise energia tulisus on siin väga tugev manifestatsiooni potentsiaal on siin. Et kõige tähtsam on teha esimene samm. Et mitte lihtsalt jääda seisma, vaid teha see samm. Et suudad olla loominguline. Nagu see inspiratsioon, sinu mõtted, need on lennukad, need annavad sulle väge. Kuidagi võime luua selliseid edukaid võimalusi. Et väga hea võimaluste loomise energia. Et saavuta millegi arust väga edukad kaardid. Mitte paigal seista, tegutseda. See kaart just oli ka kaljukitsedel, et mõnel järel. Äkki oli nii, aga võib-olla ma ka eksin. Võis ka skorpionil, äkki oli skorpionil hoopis nii, aga see selleks.
et see on selline kuu jumalanna energia. No kuu on energia, kus siin on võimalik, et ma olen mingeid tundeid alla surunud või varasemalt midagi, et ei näita kõike välja. Aga see näitab sellist paranemise energiat, peegelduse energia. Et justkui tervenemiseks ongi mul vaja võib-olla tegutseda. Tervenemiseks on mul vaja võib-olla ka väljendada. Et võib-olla ma nüüd olen valmis väljendama teatud tundeid, mida ma võib-olla ei ole. Kuidagi ütlen välja need, mida ma olen võib-olla mõelnud või tundnud. Ja saan edasi liikuda tänu sellele. Või ma olen nüüd valmis millegi osas edasi liikuma. Ja kuidagi võib-olla need allasurutud emotsioonid on kuidagi mind mõjutanud. Et võib-olla ka minu lähedaste heaolu, et teised tajuvad, et minus on midagi, aga ma ei ole võib-olla neid avanud väga. Kuidagi jah, see on energia, mis kutsub alati kõik sellise negatiivse oma südamest lihtsalt vabasta. Sest tekib justkui võimalus alustada mingit uut teekonda ja siin on ka see teekonna energiat ja kus on võimalus nagu saavutada mingit uut rõõmu ja uut kirge, et justkui see raputada maha midagi, mida ma olen võib-olla kandnud enda hinges või mis on mind tagasi hoidnud. Aga see kuu jumalanna võib näidata ennast unenägudes, et kui on mõned väga sellised tundlikud ja ärad ja mingid kõnekad unenäod, siis seal võib olla mingeid tarkuseteri. Aga see kuu jumalanna tegelikult pakub sellist turvalisust ja kaitset. Justkui ma olen millegi osas võib-olla, mis on mind teinud võib-olla ettevaatlikuks, midagi, mida ma olen kogenud, siis võib-olla, mis on mind tagasi hoidnud, sest ma olen võib-olla saanud kuidagi kõrvetada, siis see kaart kuidagi justkui anna minna, vabasta, et siin on nagu see kaitseenergia, et nüüd võib minna, nüüd võib sellest üle olla, et see ei mõjuta enam kuidagi, et tegutse, et kutsuvad väga jäärasi tegutsema, et kas uuele teekonnale liikuma, saavutama justkui hästi selline ambitsioonid on siin ja saavutamise edu energiat on palju. Nii, aga vaatame mõned tarokaardid ka juurde siia. Ops, midagi hüppas välja. Siin on müntide 3. Ja no müntide 3 on koostöökaart, et seda koostööd natuke siin ka on tunda. Et siin on see öökull tarkus, et siin on ka nagu 2 looma peal. Aga koostöökaart minu jaoks, partnerluse kaart. Võib näidata nõu küsimust, võib näidata, et ma pean ise võib-olla oma oskusid ja andeid kellelegi ette näitama, mis on, aga justkui mul on vaja millegi osas, et ma ei saa nagu midagi päris üksi. Et mingit sellist justkui ühist eesmärki on vaja millegi osas. Aga see on jah, koostöö, partnerlus ja siis ma saavutan läbi koostöö. Saavutan läbi koostöö. Võib-olla on midagi, mida mina võib-olla nii hästi ei oska ja ma vajan selleks kellegi tuge või siis lihtsalt kuidagi igal juhul koostöö. Siin 3 kätt on ühest köiest, et koos jõuame rohkem, koos saavutame rohkem. Sest siin on ühine eesmärk. Et millegi saavutamiseks on vaja võib-olla kuidagi kellegiga koostööd teha. Et isegi kui ollakse nagu väga erinevate oskuste, teadmiste ja annetega, siis see kuidagi on vajalik eesmärgi saavutamiseks, sest täiustatakse teineteist. Selline partnerluse energia, tiimitöö energia. Karikate kuninganna südamega tehakse asju. Siin võib olla tegemist siis mõne Skorpion kalad on ju väga tundlik energia. Südameasjad, emotsioonid. Karikate kuninganna on hästi tundlik energia. Siin on väljendatakse või soov kuidagi sügavaid tundeid. Midagi tekitab selliseid sügavaid tundeid ja emotsioone.
Ma võin olla ka väga kaastundlik, väga empaatiline selles energias. Et see võib näidata väga tundlikut isikut või tundlikku olukorda, mis vajab võib-olla ka kannatlikkust ja mõistmist. Siin on selline kellegiga võib-olla sellise sideme loomise energia, et on kerge kellegiga või kuidagi kergem kui varasemalt midagi mõista või kellegiga sidet luua. Suhetes näitab ka sellist tasakaalukust. Hoolimine, armastus on siin. Et siin võib näidata, et tahan, et mind kuulataks või keegi vajab, et mõista mind, kuula mind, et selline, aga see on energia, kus armastus tõmbab armastust ligi, juhindutakse tunnetest ja intuitsioonist, et selline lahke energia, siin on kaastunnet, siin on soojust, empaatiat, toimitakse südame järgi, et midagi peab mulle, et see ei ole lihtsalt, et ma ei tee asju tegemise pärast, vaid see peab mulle ka emotsionaalselt pakkuma midagi. Kuidagi selline vahel ei näita ise siin tundeid välja ja siin on, et lase oma tunnetel, sest karikate kuninganna on hästi hooliv teiste osas, aga alati ei näita seda, mida ta tegelikult ise tunneb või tajub. Et nagu enda tunded on natuke sellised, kaitseb neid. Et siin on justkui, lase, ole avatud, julge, et sind nagu kaitstakse, et võid julgemini näidata oma tundeid välja. Aga väga hooliv energia, et mulle kellegi tunded on tähtsad või kuidagi, et ma tahan, et keegi hooliks minu tunnetest väga. Kaastundlik, südamlik energia seoses koostööd. Mul on vaja kellegiga teha koostööd, partnerlus. Et see läheb mulle nagu väga korda, et oleks ühine eesmärk millegi osas. Et ma tajuks võib-olla, et mind mõistetakse, et mind kuulatakse. Mõõkade kuninganna võib näidata siis mõõgad, kaksikud, kaalud, veevalajad. Aga mõõkade kuninganna on väga otsekohane, tal on kindel siht. Hästi, kaks väga erinevat energiat tegelikult. Võib-olla, et ma olen seotud, et siin on nagu kaks kuningannat. Et see võib olla ühes inimeses nagu kaks poolt. Aga võib ka olla kaks erinevat inimest, just kui üks on väga selline empaatiline, soe, teine on väga sihikindel, otse ütleb, selline analüütiline võib-olla, tahab suhelda, tahab asjad läbi rääkida, kuidas on, ma tahan teada, kuidas on, tahab selline otsuste tegemine, selline selge, aus väljendamine, mida sa soovid. Et see on selline energia, kus hästi faktide põhiline, et ma laon välja, mul on siht, nii asjad on. Et siin nagu lükatakse tunded kõrvale ja siin on tohutult tundlik. Koostöö võib olla, et siin on koostööenergia võib-olla erinevate inimeste vahel, justkui ei pruugi olla ühel lainel, aga kui meil on üks siht, üks pool on selline, tahan vastuseid, tahan rääkida, tahan suhelda, teine võib-olla ei taha. Kuidagi tekib selline energia, et aga samas, isegi kui me oleme erinevad, siis millegi saavutamiseks me koos oleme ikkagi tugevamad. Siin on väga selline, tahan tõde, tahan ausust, aga nagu sellised kaalutletud otsused kaitses, ma võin salvata, olen oma lähedaste suhtes näiteks, mulle oluliste asjade suhtes. Et võin ka otse teravalt öelda, kaitsen, sest mul on siht, ma näen seda, see on minu tõde. Et selline suhtlemise energia on siin on tunnete energia, siin on suhtlemine. Et mõnel järel võib olla tegemist koostöös erinevate inimestega siis, kes tajuvad kuidagi erinevalt, kuid tegelikult võib-olla täiustavad üksteist, et millegi saavutamiseks. Segame veel natuke.
müntide 8. No töö. Minu jaoks müntide 8 on hästi oskuste ja annete kaart ja siin ma ütlesin ka, et võib-olla ma pean midagi ette näitama, võib-olla ma pean et kuidagi tõestama midagi, siis siin on ka oskuste ja annete kaart. See on kvaliteet. Et ma tahan, et asjad oleks korrektsed, need oleks kvaliteetselt tehtud. See võib näidata ka, et ma olen millessegi andnud päris palju või kellessegi panustanud, et see on selline pühendumise, sellist meistriks arenemise kaart, väga töökas energia, et justkui millessegi annan endast, et saavutada midagi, et saavutada stabiilsust, et saavutada jõukus, et saavutada küllus, on ju, et saavutada turvalisus, et saavutada midagi püsivat. Et selline, mul on ka kõrged ootused, mul on kõrged standardid, millega osas, et ma nagu kuidagi selline tunne, et ma ei säästa ka ennast, et ma tahan ise õppida, areneda, olla ise parem, et ma nõuan ka endalt, aga ja mul on ootus ka teistele, et siin koostöös võib-olla ka, et kõik millegi osas nagu annaksid endast, et ma selline meisterlikkuse kaart, pühendumine, see võib näidata edutamist, et kui on karjääri mõistes võib näidata sellist finantsilist iseseisvust, et edutamist, aga ma olen ka arenenud sellel nagu teekonnal, et just kui ma olen midagi juba õppinud. Suhtes võib näidata, et ma olen sinna väga palju juba andnud, panustanud, ma olen tööd teinud selle nimel või võib ka näidata, et ma olen valmis veel andma, veel panustama, et minu ootused on kõrged, minu standardid on kõrged, et see võib näidata, et palju tööd on mõndadel jääradel, et tõesti aga ma nagu loon midagi paremat, midagi kindlamat, midagi turvalist. Et selline pühendumine, endast andmise energia, sest siia juba nagu on panustatud, ma tunnen, ja mul on kõrged ootused, mul on kõrged standardid millegi osas, aga see on selline võimaluste loomine, õppimine, arenemine ja jah, selline kvaliteet on seal, pühendumine, panustamine millessegi. Sellised sõnumid jäärad teile seekord. Suur aitäh, et kuulasid.